2001 sellest sajandist rääkides, siis 2011 Laura Suur ja 3000 meetri jooksu start on antud. Johanna Ardel läheb seda jooksu vedama, Kaisa Kukk teine ja jooksu lõpuni jääb 7 ringi. Ma pidin kekkaks seda päris asja seda pärast ma ei tea ja Johanna ja Kaisa vedamisel on see võistlus kulgemas. Pille Hind on 3. kohal ja 6 ringi jääb lõpuni. Nii, esimese kilomeetri lõpuks on Pille Hind jõudnud esikolmikule peaaegu järele. Jooks kulgeb jätkuvalt Johanna Ardeli vedamisel ja nüüd on nagu esikolmik juba koos. Esikolmikule järgneb Brett. Viis ringi jääb lõpuni. Järjekordne ring saab läbi ja esikolmikus on muutused olemata. Johanna Ardel veab jooksu, Kaisa Kukk teine, Pille Hind 3. ja jääb koosta 4 ringi.
kohe jääb ka Läti Neidur 4 ringi lõpuni. Ja nii, jätkuvalt oleme tunnistajaks sellele, et esikoha peale käib ja teise ja kolmanda koha peale käib võitlus arvutu. Johanna Arvel, Kaisa Kukk, Pille Hinn on koos minemas järjekordsele ringile. 3 ringi jääb nüüd lõpuni. Teate, mis mina lugesin? Põhimõtteliselt elad siis mina ka Janariga koos. Kui mina juba Janariga koos. Nii vere. Niidertolmikul algab viimane kilomeeter. Need siis 2,5 ringi on jäänud lõpuni ja püsitakse jätkuvalt koos, et päris põnev on nüüd vaadata seda lõpplahendust, kas Johanna Ardeli poolt pakutud tempo, mille on Kaisa Kukk ja Pille Hinn vastu võtnud, nüüd tagab talle ka võidu või on konkurentid tema selja taga natukene taktikalisemalt küpsemad ja kavalamad. Sets jääb neljandana. Üritab jätta, aga kasutust muljet. Jaa, täpselt. Aga noh, tegelikult Nii, tagasijärgel on nüüd olukord natukene muutunud. Kaisa on võtnud jookse vedamise enda peale ja seda päris otsustavalt. Ka Pille Hinn on möödunud senisest tempo tegijast Johanna Ardelist ja vaatame, 500 meetrit jääb lõpuni. Kas Kaisa poolt pakutud kiirendusele suudavad veel konkurendid vastata? Ja liider kolmik läheb sinnadega liigile. Ja nagu näeme, siis Kaisal on veel jõudu viimaseks 200 meetriks veel kiirendada ja see viimased 800 meetrit on pannud esikolmiku päris täpselt paika. Et lõpusirge on alanud Kaisa Kukke jaoks, kes võidab ka siis staadioni jooksu 4. etappi naiste 3000 meetri jooksu. Teine on Pille Hinn
ja kolmas on Hanna Ardel. noh, ma pigem ka. Nii, ka meeste jooksuni on jäänud aega orienteeruvalt 9 minutit. Aga esmalt ootame ära kõikide naiste finišid. Ma ei tea, kas sa tead, mis ta vähe ja me kõik teame, et staadijooksusarjas võrreldakse kõikide etappide aegu ka veel Jaapi punktitabeli alusel ja korraldajad on välja pannud ka preemia siis, et kõige suurema punktisumma teeninud sportlasele ja me võime seda öelda, et praeguse seisuga on naistest Ekaterina Patjuki võiduaeg 10 000 meetri jooksus 34.28.02 väärt 1012 punkti. Selleks, et tänane tema punkti rekord üle joosta, peaks olema tänane Kaisa Kuke võiduaeg alla 9,5 minuti. Eks me kuuleme kohtunikelt kohe, et millised need ajad tulevad. Meestest on siiani kõige kõvema tulemuse jooksnud Olavi Allase, kes siis teisel olemapaiguse menetlusvõitlusel sai 1000 meetri ajaks 9